tere hommikust! Ma olen oma varandusega, ootan Railit. Me oleme nüüd Shin-Osaka jaamas, Osakas. Ja ootame oma Shinkanseni, mis väljub tunni aja pärast. Ma ostsin ühe sitaks laheda lõunapaketi. Bento ma pärast näitan rongis. Anyway, ootame rongiga sõidame natuke üle 3 tunni ja siis oleme Tokyos. Viimased päevad Shinjukus, kurb reisi lõpp hakkab lähenema. Mul otsest plaani ei olegi tänaseks vist. Aga ma arvan, kui me jõuame Shinjukusse, siis me lähme Harajukusse, vaatame ringi natukene. See on toit, bento. See on nagu bullet train. Ja siin on päriselt selline Hello Kitty bullet train kuskil. Me isegi nägime tegelikult seda. Kui crazy on see. See on plastmassist. Kus see lahti peaks käima? Riis, siin on väike vorstike, natuke muna, mingi pihv. Riis on plofi maitsega natukene. Viineri siin ääres oli viineri maitsega, nagu päris viiner. Nüüd ma teen Hello Kitty'le 1-0. Krabipulk. Sööda. Tere! Me oleme jõudnud enda 5. sööbimiskohta. Me oleme tagasi Tokyos ja me oleme sellises linnaosas nagu Shinjuku nüüd. Ja hetke momendil lööbime me siukses lahedas hotellis nagu Hotel Graceri Shinjuku. Ja meie hotelli küljes on Godzilla pea. Ma varsti näitan õuest. Godzilla hotell põhimõtteliselt. Nii, ja see tuba ei ole miskit super erilist. Parem kui eelmine. Ei tule välja roisk. Nii, meil on, näe, isegi vihmavarjud on meile siia pandud. Nii, siis tuleme siit. Niukene väikene kuradi toaosake saab istuda. Rohkem ruumi kui eelmises hotellis. Ja me tegelikult näeme õue üle pika aja. Pumm! Tokyo. Ma ei tea, ma ütleks, et nagu halb ei ole. Issand, päris lahe. Hästi kaugele näeb. Vaata sinna kaugustesse. Kaub ära pilt. Ma näitan teile vannituba ka, mis minu arust on kõige coolim. Üks kõige viisakamaid vannitubasid siiamaani. WC-pott. Väike kraanikauss. Ja mulle meeldib jõhkralt vannituba. Väga mõnus. Saab püsti pesta. Saab vannis pesta. Ei pea vannis istuma. Hea euroopalik püsti seismisne ja pesemine. Backrooms. Keegi helitab mind. 20. korrusel oleme praegu. Ma just tahtsingi öelda, et ma näitan Godzillat. Aga me ei saa õue minna millegi pärast. Jaa, ma ei tea miks. Aga vähem, me näeme siit. Siin on mingisugune kiri ees, et noticed, et Godzilla terrace is off limits. Kurb. See oli üks põhjus, miks ma siia hotelli tahtsin tulla, et Godzillale lähedal olla. Mind ja Godzillat takistab üks klaasist sein. Okei. Küsime, kus saab pesta. Pesu, kui siin saab. Siin on niuke asi ka. Siin on kõik Godzilla filmid. Ma neid olen vaadanud. Aldoga vaatasin, on mingi neid Godzilla filme. See. Lahe. Aastal 1954 oli esimene Godzilla film. Ja siin on niisugused kujud ka hotellis. Juba tuli lift. Peab jooksma. See on maja teine pool. Okei. Ma tegin plaani natuke ümber. Kell on 3 juba. Me ei hakka täna minema Takeshita tänavale. Harajukusse. Me läheme Harajukusse homme hoopis, meil on rohkem aega. Täna, kuna me oleme Shinjukus juba ja Shinjuku tahab ka avastamist saada, siis me kõnnime Shinjukus ringi. Põhimõtteliselt see on meie hotelli all praegu. Mingid söögikohad ja nii edasi. Jaa, see ongi see suur Gigo. Aga no, seal on minust otsasi kokku tõmmatud natukene. Me Railiga rääkisime. Head üle ei tao. Me Railiga rääkisime siin, et me mõlemad igatsesime Tokyot, nagu Raili ei nooguta, aga ta
me olime Kyotos. Ma ütlen ausalt, kui ma teine kord peaksin uuesti tulema Jaapanisse, ma ei näe põhjust otseselt Kyotosse minekuks. Osaka oli tore, aga Osakasse ma ka niikuinii väga ei läheks nähtavasti, aga Tokyosse ma tuleks tagasi kindlasti. Ma võiks nädal aega Shibuyas olla või midagi. Raili juba nägi Ichirani ära. Tahab sööma minna, talle väga maitses. Awesome, nüüd me oleme õiges kohas, ma saan teile näidata. Meie hotelli küljes on päris Godzilla pea, see mida me teiselt poolt nägime. Ma oleks nagu näinud, et see pea sülgab tuld vahepeal, leeki suust välja. Aga ma ei tea, kas see vastab tõele. Miks sa tapad mu unistust, et see sülgab tuld? Jaa, siin on väga palju fänne. Anyway, nüüd me oleme niisuguse koha lähedal nagu väidetavalt Shinjuku Golden Gai. Hästi palju hubisid peaks olema, aga ma ei tea, kas see niisugusele kellaajal lahti on lihtsalt. Praegu on see probleem. Kirjas on küll, et 24 tundi järjest lahti, aga siin peaks olema lihtsalt mine sisse ala ja vaata, kas leiab midagi. See näeb niisugune väga ratchet välja, ma ütlen ausalt. Kõik uksed on kinni, nagu kuskilt ma ei julge küll sisse minna ega vaadata. Väga kitsad tänavad. Võib-olla see on rohkem pimedas, tuleb ellu. Aga nojah, siin on mingi baar näiteks, jah, Opens 20.00 ja me oleme liiga vara. 8 õhtul tehakse rajoon lahti, läheb käima elu. Rail tuli joogijänu. Aquarius, Tap to Pay, Visa. Saad nagu proff juba või? Ma mäletan esimene kord, kui me tulime, siis me ei osanud kaardiga kasutadagi isegi, kuidas see käib. Ichiran on seal, vaata. Aitäh. Väga maitseb. Näe, jälle kaltsukas kindal. Läheme vaatame sisse. Et nad on, nii palju on TikTokis igal pool neid kõiki, et nad on pannud ühe nulli lõppu igale hinnale ja siis enam ei ole mõtet siit osta, on ju. Aga need osad turistid käivad ikkagi ja ostavad ikkagi endale neid, seepärast et poes maksab ju, ma ei tea, 5000 jeeni rohkem or whatever, vaata. Noh, mis sa leidsid? Mis suurus on? Raili on otsinud neid plätusi endale päris pikalt. 36,5, aga Raili jalanumbrit ei eksisteeri, nagu te näete. Lähme vaatame, kas Ichiranis on pikk järjekord. Ichirani järjekorras on 4 inimest. Raili saab lõpuks oma hinnatud nuudleid. Ailja? Nad annavad Ichiranis sulle, et saad customise'ida, et millist sa tahad, et seasoning, näiteks richness. Ma eelmine kord võtsin rich, garlic, mulle meeldib rohkem küüslauku. Paneme selle sliced pork with spicy red sauce. Ma võtan mediumi, ma arvan. Noodle texture, mulle meeldib ka medium ja ühe ma jätsin panema seasoning. Ma panen medium ja siis selle järgi teevad sulle põhimõtteliselt sinu enda prae, supi. Ma ei mäleta, kui palju ma eelmine kord filmisin siin, aga teenindus käib läbi sellise luugi. Hoiad oma asjad valmis siin. Nüüd ta teab, millised nuudlid mulle teha. Seal on mu nuudli tellimus ja seal on mu õlle tellimus paberi peal. Vett saad siit ilusti võtta endale niimoodi. Minu keedumuna on valmis juba. Ühesõnaga. Ja üks uudisleemulik neil on siin kõrval. Aga väga hea raamen oli igas mees. Sein pannakse ette, et sa ei näe, mis seal taga toimub. Õlle toodi vahepeal. Ma ei mäleta, kas ma ennem ka näitsin, aga siin on igasugused asjad, et sa ei pea nendega rääkimagi. Paned sildi enda laua peale ja keegi ei tüüta sind. Ja siin on niimoodi neid booth'e mitu, semi-privaatne. Istud ja ma ei pea isegi Railiga suhtlema. Ja vaadake, ma panen pea siia tahapoole ja ma ei pea suhtlema. Mis teed seal? Thank you. Nii, lõhnab hästi ja nii lihtne see ongi. Palju me siin olnud oleme? 15 minutit on juba toit ees hetkel. Koos ootamisega hetkel. Väga hea, jälle. Midagi ei ole muutunud.
Follow me. Läheme siit paremale. Näitan sulle midagi lahedat. Selle koha nimi on Omoide Yokocho. See on see hästi kitsas tänav, kus on hästi paljud izakaya baarid. See on nagu turistiala. Saad siia sisse minna, igal pool on toidukohad. Ja saad istu sisse, söö, joo, hästi palju erinevaid väikseid snäkikohti. Ja selline mõte mul olekski, kas see või on see Golden Kai, vaata, kus me käisime. Kus me ennem käisime, see koht on tegelikult väga sarnane sellele, mis siin on tegelikult. Sarnane, siin inimesed kutsuvad siin sisse kõik. Kõige hullem on see, et ei tea, mis toitu nad pakuvad, kus kohas on ju. Aga nagu sa näed, tõenäoliselt siin oli ka hommikupoole kõik välja surnud. Siin näed, mida pakutakse erinevaid. Enamus toidud on mingid deep fried asjad vist. Aga no, nagu sa ütlesid, siis mingi toidukoha kohta, et ei ole just kõige puhtam vaata. See tundub niisugune räpane natukene, kinda. Teistmoodi räpane. Aga jah, niisugune lahe tänav. Nagu massiivne on vaadata lihtsalt seda linna vahepeal. Kui suur see on. Me proovime leida Crane Game'e. Läheme Crane Game'ide suunas. Me nüüd oleme põhimõtteliselt sellises kohas nagu Kabukicho district, mis on nagu rohkem nightlife, aga me ei ole veel vist kõige sügavamal, vaata. Siin on igal pool inimesed ees, kes proovivad siin kaasa meelitada, vaata. Ma rääkisin sulle sellest. Ja kui sa lähed sisse, meelitavad siin kuskile nurga taha, istud maha ja siis maksad mingi laual taha istumise tasu on mingi 10 000 jeeni või mingi crazy hind, vaata. Selles suhtes, kui sa ei tea, mida sa teed, siis siin on natuke ohtlik võib-olla või noh, igale poole ei tasu kaasa minna, kui sind kutsutakse siin. Kuskil võib-olla on nagu vähe hardcore'imalt nagu adult teemasid ka, aga siin paremal, nagu sa näed, on väga palju tüdrukuid. Ma ei tea, mida need tüdrukud siin ootavad, aga siin on nagu host clubid, ma eeldan. Ma ei tea, mida nad müüvad, aga nagu need rahasilt, siin saadki, ma ei tea, võib-olla saad kallistama minna või kaisutama minna või mis iganes. Päris seksi kätte ei anta, aga niisugune kõik need naised, mehed, kes siin tee-serval on, võta üks ja minena. Aga meie oleme lapsed, me tulime mängima. Gigo Arcade. Money Exchange. See on niisugune asi nagu Kabukicho Tower ja ma mõtlen, et lähme vaatame sisse lihtsalt. Seal peaks mingid söögikohad olema. Kuskil mingid... Jaa, Namco Tokyo, jah. Dining Hall. Jou. Peaks midagi veel sööma vist või? Lahe koht. Õige koht. Terve see linn üritab siin kammida minu arust. Näe jälle Godzilla asju natukene. Lahe. See Godzilla teema on lahe siin minu arust. 300 jeeni üks mäng. Teises kohas, kus käisime, oli 100 jeeni üks mäng. Ulme kallis, ma ütleks nagu. Kolm sotti. Loogiline, selles suhtes Shinjuku ikkagi. See on mingi Giga Arcade Machine, Big Crane. Wow. See siin on raha röövimine. Dragon Ball. Siin saab ka mängida. Muumid. Veel muumisid. Siin on rohkem pickpocketing activity'd ka nagu. Turvamehed passivad ja security ja 7-Elevenisse juu ostma.
me võitsime Namcost ühe sitaks laheda Godzilla kruusi. Niuke kruus, sarvsangega, see on sabadal. Mis sa naered? Kus siin nali oli? Kus Godzillal sarved on? Taito, me ei ole seal käinki. Lähme vaatame Taitosse. Raili võitis endale kassi suure. Ja ma võitsin ühe kuju. Taiaki, Sweet Red Bean. Proovime või? No olge ausad, kumma oma ilusam on. Kas pruun kaka või Raili roosa? Kus me läheme? Taitosse või? Toi. See maasikajäätis maitseb nagu banaanijäätis, see on seal kõrvuti, ma arvan. Eks ta sama lusikaga pani, vaata. Ennem pani just banaani ja... Banaani maitse käib reegelt üle. Nice. Ma ütlen ausalt, see pole üldse hea. Jaa. See jäätis ei sobi siia sisse. Ma olin nii vesine. Jah, selle peale saakski pidanud võtma selle. See sobib siia sisse. Kell on peaaegu 10 õhtul ja mida paremat veel teha, kui hüpata Shinjukust metroo peale ja minna Shibuya Don Quixotesse. Sellepärast, et Shinjuku Don Quixotesse on keegi ropsinud ja kõik haiseb nagu okse ja ma fucking ruumi ei ole üldse. Järjekordselt tuletan meelde, et kell on 10 õhtul Shibuya jaamas. Või Shibuya, Shinjuku jaamas. Täpselt nagu oleks hommikune aeg, vahet ei ole. Siin ei ole kellal vahet. Internetis on hästi palju, kogu aeg inimesed räägivad, hädaldavad, et Shinjuku jaam on nii suur, eksisime ära. Ma ei tea, kas meil Railiga joppas, aga väga lihtne on siin kõigest aru saada. Kuhu minema peab? Minu arust Tokyo Station oli kohutavam, kus me maa all ekslesime, ma ei tea kui kaua. See oli perses. Just Railiga rääkisime, et tagasi Shibuyas, et kodune tunne on. Oi, Scramble Square. Tule minu järgi, Raili. Ma olen professionaalne Shibuya Scramble Square'i ületaja. Oh my god, hingamisruum on siin. Näitab või? On või? Oh, nice. Okei, korvid mõlemale. Siin on korvid. Okei, mul on väga raske filmida tõenäoliselt. Aga me nüüd ostame suveniire sõpradele ja endale. Et me enam ei peaks siia poodi mitte kunagi tulema see aasta. Kell on 23:48. Me oleme Shinjuku jaamas reede õhtu. Ja nüüd me lähme koju. Teeme väikse klõmmi ka võibolla. Ja seal üleval tegelikult, seal resideerub Shinjuku kass. Me ei ole teda jõudnud filmidagi vist või? Ootame ära. Näe, tuleb vist. Ai. Ma seisan keset teed enam-vähem. Väga haige on see billboard. See on nii haige billboard. Haigelt kammib. Aba! Shinjuku kass. Ja see kass on siin mjaub ja teeb igasuguseid asju päisepäevaaeg. Ma ei tea, kas nüüd ööseks on ta vaiksemaks tehtud või? Broadway. Meie kass on samasugune kodus. Huvitav entrance poodi.